mailide laadimine Gmaili kontole. Kui teil on olemas oma gmail.com lõpuga mailiaadress ja kasutate seda aktiivselt, siis oleks mugav teil tõmmata oma kodulehe aadressiga seostuvad emailid kõik oma Gmaili kontole. Et siis on teil kõik kirjad ühest keskkonnast ilusti loetavad. Ja seda mailide sisse tõmbamist saab Gmailis ilusti teha. Mina olen siin juba oma Gmaili leheküljele läinud. Klikime siin paremal üleval nurgas, kus on seaded ja valime veel korra nimekirjast seaded. Nüüd seadete all on valikud üsna palju, aga meid huvitab antud juhul selline nupp nagu kontod ja importimine. Ja siin allpool keskel on selline rida nagu vaadake teiste kontode meile, kasutades protokolli POP3. Ja siin on vaja klikkida sellisel lingil nagu oma POP3 meilikonto lisamine. Nii, avanes uus aken ja kirjutame siia maili aadressi uudised@elitech.ee. Järgmine samm, kasutaja nimi. Nagu eelmises videos, kus me näitasime, kuidas Thunderbirdi mailiprogrammi kasutajakontot luua, siis täpselt samamoodi ka siin on kasutajanimeks. Kasutajanimele lisandub alakriips ja saidi nimi. Et kui te kasutajanimi, millega te kodulehele sisse logite, et vaadata neid uudised.elitech.ee kirju, siis sellele kasutajanimele uudised on vaja juurde lisada alakriips Elitech. Ehk kui teil on koduleht aadressiga www.firmanimi.ee, siis teie peate lisama oma kasutajanimele alakriips firma nimi ilma selle www-ta eest ja ilma .ee-ta või EU-t lõpus. Parool. Ja POP3 mailiserver ta pakub siin automaatselt mail.elitech.ee, aga see on lihtsalt teie kodulehe domeen. Ja nüüd on veel mõningad valikud. Näiteks jätta alla laetud kirja koopia serverisse. No üldiselt seda ei maksaks siia panna, et kui me siia linnukest ei pane, siis Gmail loeb kirjad ilusasti serverist, loeb oma Gmaili keskkonda sisse ja kustutab kirjad serverist ära. Niimoodi ei teki kunagi probleemi, et postkast seal täis saab. Ja kui Gmail on nagunii veebipõhine keskkond kirjade lugemiseks, siis pääsete ligi ka ükskõik suvalisest arvutist, kus internet on. SSL turvalist ühendust ei ole vaja kasutada. Ja ülejäänud valikud võite panna oma soovide järgi. Lisakonto. Tuligi vastus, et postikonto on lisatud. Et küsitakse veel üle, et kas ma soovin siit Gmaili keskkonnast saata välja ka kirju uudised.elitech nime alt. Kui me seda ei taha, siis me saame küll lugeda uudised.elitech.ee e-maile, aga kõik kirjad, mis me siit välja saadame, tuleksid meil selle Gmaili kontoga. Kui meil on siin linnukene jah tahan, siis me saame kirju saata ka uudised.elitech nime alt. Järgmine samm. Nüüd küsitakse juba, kas me soovime veel ühte mailiaadressi lisada, aga piisab sellest, meil üks on lisatud, aitab küll, loobu. Ja kui me nüüd lähme ja vaatame oma postkasti, siis nüüd hakatakse meie postkasti sisse lugema ka lisaks meie Gmaili kirjavahetusele ka uudised.elitech.ee kirju.